Tervist, kallid vaatajad, teiega Valeri Holodnikov, te olete minu YouTube'i õnne kanalil ja täna on 10. juuni. Ma otsustasin mitte venitada seoses sellega, et mul nii või naa informatsioon on olemas ja tänane teema meil vesi. Ja me räägime täna vee tähtsusele meie elule. Et ükski elus organism maa peal ei saa eksisteerida ilma veeta ja nii inimesega ka. Et vastsündinud laps koosneb 90% veest ja inimene, kes sureb, enne mõõdetud ka vee hulk umbes 50% ja täiskasvanu inimesel organismis keskmiselt 70% veed. Ja ma siin juba mõni aasta tagasi päris tihti kuskil artiklides lugesin ja telekas nägin, raamatutes lugesin, esinesid inimesed, kes olid, ütleme, kas ülekaalulised, kas neil oli natukene mitte terve inimese väljanägemine, nad olid kortsulised ja nemad rääkisid sellest, et ei, vesi üldse ei ole oluline. Piisavalt, kui me seal joome piima, joome teed, joome kohvi, suppi ja nii edasi, et organism piisavalt veed saab nagu oma töö jaoks. See on teoreetikud ja enne seda, kui teile inimene midagi väidab, näiteks inimene väidab, õpetab teid, kuidas raha teenida, ja? Siis kui see inimene ei ole rikas, siis ei ole mõtet teda kuulata ka. Kui inimesel ei ole tervist, siis miks te peate usaldama teda? Ja mida ma tahtsin öelda teile? Ma tahtsin öelda seda, et jaapanlased on väga palju tähelepanu pööranud viimased, ma ei tea, vist 15-20 aastat vee uurimisele ja konkreetselt vee uurimisele meie organismis. Ja on vesi on üks asi ja teine asi meie organismi pH tase. Ja sellest me võib-olla räägime, ma ei tea, kas ma nii kaugele jõuan, aga jaapanlased juba 15 aastat tagasi ja rohkem arvutasid välja, et täiskasvanu inimese organism vajab umbes 30 milliliitrit puhast vett ühe kehakilogrammi kohta. Kui inimene näiteks 80 kilogrammi kaalub, siis ta peab päevast jooma vähemalt 2,4 liitrit vett. Ma nagu olen kuulnud sellest, aga nagu ei võtnud seda eriti tõsiselt ja ega mul eriti nagu veeisud ei olnud ja kodus keegi ei ole õpetanud vett jooma, koolis keegi ei õpetanud, ülikoolis vaatamata sellele, et ma õppisin kehakultuuri teaduskonnas ja mis seal biokeemiat, biomehaanikat, füsioloogiat, anatoomiat õppisime. Ja. Ikkagi veest eriti juttu ei olnud ja 90. aastate keskel, kui ma olin Eesti kergejõustiku koondis abitreener hüppealadel ja siis kui sa ise spordiga tegelesin, siis olles kuskil võistlustel või laagrites, Eesti koondis loomulikult, see on ikka riiklik koondis ja
tavaliselt me sõime restoranis. Ja ma kogu aeg imestasin, miks meile lauda pannakse vesi. Kannuga pandi vesi. Ma kogu aeg imestasin, et mis jama see on, et kas tõesti Eesti koondis on nii nõrk, et meid ei hinnata, et miks piima ei ole laua peal, miks ei ole mahla laua peal, miks me pannakse vett lauale. Pärast hiljem kujutage ette, et kui ma olin juba 52-aastane, siis ma natukene süvenesin asjasse ja selgus, et tegelikult ilma veeta ei saagi elada. Ja see on üks paljudest põhjustest, miks meie inimesed on haiged. Kas te panite tähele? Loodus meile annab vett, taevast tuleb vesi, allikast tuleb vesi, ojakesest tuleb vesi, kaevus tuleb vesi, meie millegi pärast joome kompotti, meie millegi pärast joome piima, meie millegi pärast joome teed, kohvi ja nii edasi, nii edasi, nii edasi. Et milles probleem on? Mitte ükski loom, ma võtame rebast, karu, või mingit linnukest või ükskõik, vahet ei ole, keda me võtame näiteks, mitte keegi nendest peale vett ei joo midagi ja nemad elavad enam-vähem nii palju, kui neil looduse poolt antud. Kui antud 30 aastat elada, siis enamus näiteks, ma ei tea, huntides või nad elavadki nii palju umbes looduses või 15 aastat, ma ei tea täpselt, ma ei ole uurinud, aga ma tean, et kõik metsikud loomad enam-vähem nii palju, kui neil on antud, nii palju nad elavad. Inimesele antud elada 120-150 aastat, aga inimene millegi pärast elab paremal juhul 85-90. Ja see on viimased aastad tänu meditsiinile. Ja ühesõnaga, japanlased arvutasid välja 30 milliliitrit. See tähendab, et 80 kilogrammil inimene peab jooma 2,4 liitrit vett. Kuidas see vesi jaguneb? Pärast hiljem, 2014 ma ise hakkasin jooma vett, hakkasin uurima teda põhjalikult ja pärast need uudised või andmed tulid juurde, praegu selgus niimoodi, kui me ärkame, siis inimene, kes kaalub üle 50 kilogrammi, seoses sellega, et öösel meie organism töötab edasi, meil töötab süda ja veri jookseb, meil kõik organid töötavad, aga meie organism ei maga, organism töötab edasi. Tak вот, tekib defitsiit kuskil 800 milliliitrit kuni 1000 milliliitrit vett tekib defitsiit. Kui me jookseme hommikul vetsu, valame välja see, mis seal meil põies kogunenud, aga kehas seda vett ei ole, ta kadus ära kuhugi. Konkreetselt see on ära kasutatud vesi. Tak вот, selleks, et meil hakkaks normaalselt toimima veresondkonna süsteem, lümfisüsteem, nahk, kõik limaskestad, hingamisteed, sedetrakt ja nii edasi. Meil on vaja hommikult ära juua vähemalt 3-4 klaasi vett ja seda teha enne sööki. Selline kõige optimaalses variandis see oleks näinud niimoodi välja, et käite vetsus, siis joote klaasike vett, siis te näiteks võimlete, joote veel klaasike vett, siis te valmistate sööki, joote veel klaasike vett, siis te lähete näiteks pesema, joote klaasike vett ja nii kaua, kui te seal, panete lauale oma sööki, ühesõnaga hakkate sööma, teil vesi juba läinud jämesoole sisse, ta on läinud mööda organismi laiale
sellest viimasest klaasist vett, mis te jõite ära, organism moodustab normaalse kvaliteediga maomahlad ja kui te lähete sööma, siis teil on organism juba toimib korralikult, teil on eraldub kvaliteetne maomahl, mitte kontsentreeritud. Et ühesõnaga, eriti naised, no ja loomulikult kõik teised inimesed ka panevad tähele juba seal 2-3-4 nädala pärast panevad tähele, et neil väga kerge käia vetsus. Praegu on selline, ütleme, loll komme inimestel, nad usaldavad meediat ja selle asemel, et juua rohkem vett, vesi on vastik. Vesi on vastik, miks ma pea vett joon, parem mortsi joon. Aga andke andeks selleks, et organism omandaks sellest mortsist vett, selleks vähemalt 6 tundi möödub. Sellepärast seda on vaja ära seedida läbi kogu seedetrakti, läbi siis ta alles jõuab jäämesoole sisse ja siis alles toimub selle vee imendumine. Ja veel on vaja veel seda vett rikastada mineraalainetega, mikroelementidega. Selleks, et kõht kinni ei oleks olnud. Ma tean, et naised igasugused piimatoodet, seal jogurtid, aktimeelid, igasugused sellist jama tarbivad, mis on tõeline mürk, mis sisaldab hästi palju suhkrut ja pärast, kui me järgmises videos räägime ohtlikutest toiduainetest, te saate aru, et see on maailma üks ohtlikumatest asjadest suhkur. Ja hoopis kõht kinni läheb. Et tegelikult valgetel inimestel kõht läheb kinni, kui me piimatoodet tarbime, ja mustadel kõht läheb lahti. Nii et olge ettevaatlikud piimatoodetega ja tuleb ikkagi juua vett. Kui me sõime ära, siis me hommikul jõime ära 3-4 klaasi vett, siis peale sööki tuleb teha veepaus kuskil, no ma ei tea, 1,5 tundi või 2 või kui näiteks janu tekib. No ma ei usu, et varem kui tund aega peale sööki teil janu tekib, sellepärast et kujutage ette, te jõite 4 klaasi vett enne sööki ja siis võib-olla söögi lõpus mingi taimetee või midagi sellist jõite ära, veel vedelikku saite. Et ühesõnaga teile magu täis ja soolikad täis, et ma ei usu, et mingi nagu janu võib tekkida. Pange tähele, vett tuleb juua mitte söögi ajal, mitte peale sööki, aga alati 15-20 minuti või pool tundi enne sööki. Nii nagu enne hommikusööki, nii enne lõunasööki, nii enne õhtusööki. Et see on 4 klaasi, hommikul see on umbes 800 milliliitrit. Et ühesõnaga, see ajavahemik hommikusöögis lõunasöögini, seal näiteks kokku kuskil 4 klaasi joote ära. Ja siis lõunasöögis õhtusöögini selle ajavahemikul veel 4 klaasi ära juua. Kindlasti juuakse 1 klaas vett enne magaminekut. No räägid, väga hilja ei ole vaja juua, see joogi kell 9 või pool 10, et nagu soovitav minna magama kell 10. Aga enne seda ära juua. 1 klaas vett enne magamineku annab teile kindluse, et ei juhtu mingis insulti, infarkti, sellepärast, et nad juhtuvad tavaliselt öösel, une ajal. Väiksed parandused selles, et kui teil on raske füüsiline töö, kui teil on treeningud, kui teil on saunad,
siis te võite 40 milliliitrit 1 kilogrammi kohta juua. Et teil on 80 kilogrammi korda 40, see on 2,8 liitrit vett. Te panete tähele, kui te hakkate vett jooma, teil iseenesest hakkab kaduma rasv. Te hakkate saama normaalse figuuri tagasi. Et sellepärast, et meile organismis koguneb väga palju mürki seoses sellega, et me mitte eriti kvaliteetsed toiduained sööme, kui vanasti ütleme 100 või 200 või 300 aastat tagasi inimestel oli probleem ei jätkunud toiduained. Nälg kogu aeg oli. Siis praegu meil teine asi, toiduained kõik poed täis, aga toitained ei ole. Ei ole need samad mikroelementi, mineraalained, vitamiini, need samad omega-3 rasvhapped, ei ole aminohapped. Ja kus me need saaksime? Me saaksime need süües kvaliteetsed sööki, aga meie praegused toiduained ei sisalda need. Ühesõnaga, nüüd saite pihta, et 30–40 milliliitrit vett 1 kilogrammi kohta. Nüüd, mis on oluline? Vee joomise juures on selles, et 2 varianti. Energia raiskav variant ja energia kogunev variant. Mida see tähendab? See tähendab seda, et kui meil on rakukesed on olemas ja läbi on selline mõiste eesti keeles nagu pindpinevus. Et ühesõnaga selleks, et vesi läheks raku sisse, läbi rakumembraani, selleks, et ta tooks toitained rakule ja siis pärast ta viiks välja jääkaide, selleks veel peab olema vastav koostis. Tak вот, energia raiskava variandil me näiteks joome teed või joome kohvi või joome piime või joome õlut, nii ja naa. Me joome mitte kõige kvaliteetsemat vett võib-olla, ja asi on selles, et vere pH tase on umbes 7,5. Seal normaalne pH tase 7,45 kuni 7,52. Siis, kui meil on sellel veel on selline pH tase, siis ta ilusti pääseb läbi rakumembraani. Kui me joome Coca-Cola, piima või need toiduained, mis ma ütlesin, ja siis neil on pH tase on tunduvalt madalam. Seal, ütleme, 2 pH tase või 3 või 4 või 5, kraaniveel võib olla 6,5 pH tase, 6 kuni 6,5, sõltub, kus kohas me seda vett saame. Ja selleks, et jällegi see vesi pärast peale omastamist pääseks läbi rakumembraani, on vaja kuskil võtta selliseid mineraalained nagu kaalium, kaltsium, naatrium, magneesium, mis tõstab selle vee pH tase, alles siis see vesi pääseb läbi rakumembraani. Tuletan meelde, kaalium, kaltsium, naatrium, magneesium. See on need mineraalained, mis teevad meie veri soolaseks, teevad meie normaalne pH tase. Kaltsiumiga on suhteliselt lihtne. Kui kaltsiumi organismis vähe, näiteks lihastes, siis me saame, organism tõmbab küüntest, hammastest, luustikust tõmbab kaltsiumi, aga kus me teised mineraalained võtame, nende nagu kogus organismis on väga piiratud.
Selleks meie peame ise tegema endale vastavalt vett. Alguses ma jõin Koraalklubi sellised pulbri vett. Pärast me avastasime, on palju huvitavam variant ja palju meeldivam variant. Ja ma teile praegu räägin, et võtke praegu pastakas ja pange kirja, pastakas paber, pange kirja. Kuidas tegutseda on vaja? Meil peavad olema sellised asjad, nagu 2-liitriline kann klaasist. Siis meil peab olema roosa Himalaia sool. Siis meil peab olema sooda. Sooda parem, kui see on, ma ei tea, kas Itaalia oma või Soome oma või mingis teises arenenud riigist sooda, sellepärast et loomulikult äärmisel juhul võib meie Eestis müüdavad Vene soodad ka kasutada, kuid tema kvaliteet ei ole kõige parem, ta on natukene must ikkagi. Seda ma olen nagu oma naha peal ära proovinud ja nüüd ma räägin teile, kuidas tehakse see vesi. Võtame 2-liitriline kann, valame sinna peaaegu täis, jätame 1 klaasi jagu ruumi veel seal, puhta veega täidame seda kannu. Arvatavasti kasutada on vaja, et teil kodus normaalne filter oleks olnud ja veel mingi, ma ei tea, kas Brita filter või mingi teise firma normaalne filter kasutada, et vesi suhteliselt ära puhastatud oleks olnud. Sellepärast, et kuskil rauda palju, kuskil lubja on palju ja need lubja osakesed või rao osakesed on või kaltsiumi osakesed, nad nii suured, me lihtsalt ei suuda need omastada. Kui me suurtes osakestes seda vett puhastame ära, see pH tase seal umbes 6,5, siis me võtame kruusi või selline klaas, mis ei lähe katki, kui me kuuma vett valame sinna, paneme sinna pool teelusikat soodat sinna kruusi, siis paneme natukene niimoodi sõrmedega roosa Himalaia soole. Mina soovitan kasutada ikkagi seda jamedat roosa soole. Ta meie poodides kilone pakk maksab umbes 2,40, 2,50 kuhugi sinna kanti. Ja valame keeva vee peale niimoodi, et eesmärgiga kustutada soodat ja sulatada ühesõnaga soola. Seegame ära ja siis, kui see kihisemine lõpeb, valame sinna kannu sinna, segame ära ja meil tuleb väga meeldiv, hästi pehme vesi. Need praegu kaua aega räägin siin, vett ei ole joonud ja juba kurgus on kuiv. Palun, teil on valmis 2 liitrit kvaliteetset veed. Kui me seda veed joome, see tähendab, et me kasutame energia koguv variant. Et ühesõnaga me ei raiska, me organismist ei võta need mineraalained, nagu ma ütlesin, kaalium, kaltsium, natrium, magneesium, aga selles roosa soolas on 80 erinevat mineraalainet ja mikroelemente on olemas. Ja meil tuleb umbes sellise pH tasemega nagu vesi organismi ja loomulikult organism väga ilusti omastab teda. Miks ma julgen sellest rääkida? Sellepärast ise ma joon sellest vett juba rohkem kui 2 aastat. Imelikul kombel
aastad nagu tulevad juurde, aga ise muutud kogu aeg nooremaks. Kui enne seda näiteks kuni 53 kuni 52 vananesid, siis nüüd on hoopis teistmoodi. Loomulikult praegu nüüd viimasel ajal ma midagi muud ka hakkasin kasutama selleks, et nooremaks saada. Aga see reaalselt töötab ja seda on tõestanud tuhanded inimesed üle maailma, et kui te tahate tõesti teada saada, siis rääkige tervete inimestega, näiteks võtate 60-70 aastast või 40 aastast terved inimest ja küsige, mida ta sööb, mida ta joob. No loomulikult seal peab olema nahaga kõik korras, valusi ei ole, haigusi ei ole, ühesõnaga kõik on korras. Ma ei tea, võib-olla nüüd enam-vähem ära rääkides, tegelikult veest me võime rääkida väga palju, kas või sellist asja puudutame, näiteks iga elus organism koosneb veest, nagu ma enne ütlesin. Ükskõik, kas see on muru, kas see on puu, kas see on kala, kas see on mingi metsloom, kas see on inimene, vahet ei ole. Ja siis, kui meie ütleme, näiteks meil on laps koosneb vees. Kui me ütleme lapsele midagi head, me mõjutame need samad vee molekulid, mis tema organismis on olemas. Kui me ütleme midagi halba, näiteks sõimame last, me jällegi mõjutame organismi. See ei puuduta ainult last, see puudutab abikaasa, naisi ja mehi. Jutt on sellest, et kallid inimesed, rohkem armastust, rohkem sallivust, rohkem mõistmist. Ühesõnaga, see, mida te väljendate, see kõik tuleb tagasi. Kujuta ette, et me sõimame oma meest ja tahame, et see mees oleks olnud normaalne. Ise selle sõimamisega rikume teda ja tahame, et ta paremaks saaks. Kiita on vaja. Peab olema kannatus. Mees kindlasti muudab ennast. Ja kindlasti saab normaalseks inimeseks. Ei ole vaja teda õpetada, kuidas elada on vaja. Näidake eeskuju. Näidake, kuidas te muutute ilusamaks, nooremaks, positiivsemaks. Võtke vastutus enda peale. Selleks, et maailm ümber meid muutuks, siis me peame ise muutuma seespool. Me peame normaalselt mõtlema, normaalselt raamatut lugema. Televiisorit üldse ei ole mõtet vaadata, sellepärast on aja raiskame. Me tuleme üks kord maa peale siia elama, aga vahime telekad. Oi, kui huvitav, ma olen peale tööd väsinud. Andke andeks, et pärast hiljem te saate aru, et enamus edukaid inimesi üle maailma ammu või viskasid kodust minema telekad või nad jätsid need erandjuhtumisse, kui näiteks perega istuda, vaadata mingi komöödia või näiteks käisid mingil üritusel või matkal või sünnipäeval ja tegid seal perevideo ja seda videot vaadata telekas. Nagu selliste juhtumiteks on jäetud telekada, mitte selleks, et vaadata uudised, kus on täielik negatiiv, mõttetud saaded, sest meie elu jookseb edasi ja meie alguses me raiskame oma elu onu peal töötades, siis me raiskame oma elu magades ja siis me jälle vaatame, kuidas seal mingid seebikad ja nii edasi, et jälle kellegi elu elame. Aga millal me hakkame oma elu elama? Et ühesõnaga mina kutsun üles rohkem vett juua, positiivselt mõelda
tervislikult toituda. Tervislikult toitumises me räägime järgmistes videotes. Ja ühesõnaga rohkem positiivsust, kallid inimesed. Kokkuvõtteks 30 milliliitrit vett kilogrammi kohta. Kui te teete sellist vett, nagu ma ütlesin, siis see vesi meeldib joomiseks. Kui te eirate minu soovituse, siis uskuge mind, teie elu mitte grammi ei muutu paremuse poole. Teil ei ole variandid lihtsalt. Kas te lähete oma potentsiaalse mentoriga kaasa, kellel on kogemused selja taga, ja? Või te elate samamoodi edasi ja olete koormaks oma naisele, oma mehele, oma lapsele või lastele, oma sugulastele, oma haigustega, oma nutmisega. Oi valutab siin, oi valutab seal ja nii edasi, nii edasi. Et ühesõnaga teil on valida praegu. Et kõige kergem nagu seda vastutus panna arsti peale, riigi peale, olukorra peale, et või mul ei vedanud mehega, mul ei vedanud naisega ja nii edasi. Aga me oleme kõik täiskasvanud inimesed ja vastutame enda eest ikkagi ise, et ärme oleme koormaks ja elame oma elu rõõmsalt edasi 120, 130 ja kes praegu mind kuulab noortest inimesest ja võtab vedu, siis elavad võib-olla 150 aastat, seda keegi ei tea, aga me peame proovima, sellepärast need variandid, mis meil praegu pakutakse kahjuks, ei vii nii kaugele. Nad viivad apteekini, arstini, operatsioonini, lõikuseni. Et ühesõnaga, kallis rahvast, vaatame ja kohtumiseni järgmises videos. Kui teile meie video meeldis, siis pange like, vormistage tellimus minu kanalile ja kohtumiseni järgmises videos. Пока!